Nii, tere tulemast tagasi. Nüüd liigume edasi järgmise osaga ehk meie paneeldiskussiooniga. Meiega on siis liitunud 4 imelist panelisti. Kõige paremalt poolt meie Marje Oona, kes on siis perearst ja pediaater. Järgmisena Maivi Parv, kes on tulnud Haigekassa juhatusest kohale. Seejärel Viivika Adamson, infektsionist. Ning viimaseks Ruth Kalda, kes on siis Tartu Ülikooli professor ja ühtlasi peremeditsiiniala professor siis. Nii. Ja ma alustakski kohe siit, et panelistid, et kumma osapoole teie siis oleksite võtnud selles väitluses. Kordan üle, et väitlus teemaks oli see, et riikides, kus vaktsineerimine ei ole kohustuslik, ei annaks riik sotsiaalseid hüvesid neile, kes ei vaktsineeri oma lapsi. Ja alustaks kohe teist, Marje. Ma ütleksin nii, et see küsimus tundub justkui nagu lihtsalt vastatav, et ütlen jah, vastan ühtmoodi ja ütlen ei ja vastan teistmoodi. Aga see on küsimus, millele tegelikult saab vastata erineval viisil, sõltuvalt sellest, missugune on meil parasjagu vaktsineerimishõlmatus, missugune on meil parasjagu mõne haiguse leviku olukord, missugune on parasjagu need sotsiaalsed hüved, millest me räägime. Ja ma ütleksin nii, et kui see olukord laste vaktsineerimise puhul on nüüd selline, nagu ta on, ütleme aasta tagasi või isegi käesoleval aastal, kus laste vaktsineeritus üldiselt on kõrge, kus suuri haiguspuhanguid ei ole, nende laste vaktsiin välditavate haiguste juures, siis mina peaksin vajalikuks küll väga väheseid nügimismeetodeid ja oleksin seda meelt, et ei rakendataks sotsiaalelus piiranguid laste vaktsineerimise alusel. Aga sealt me võime muidugi minna väga detailseks kogu selle aruteluga, et siin ma lõpetaksin hetkel. Nii, aga ma võtan siis jutujärje üle, et kuulates seda huvitavat väitlust, rääkisime küll laste vaktsineerimisest ja rääkisime teiste riikide kogemusest, aga ma ei tea, ma olen vist selles vaktsineerimises nii sees kui sees, et ma mõtlesin meie peale täna ja praegu ja mõtlesin selle sama COVID vaktsineerimise peale ja ei poole pealt mind kõnetas tegelikult ikkagi see asjaolu, et igasugune surve tekitab vastupanu ja selle vastu me ei saa, me peame seda hoidma meeles. Ja ei poole pealt mind kõnetas ka see, et tegelikult on hirm see, mis töötab. Toodi ka näide, et meie vaktsineerimise numbrid tõusid ja toodi, et see võis olla selle pärast nüüd viimastel päevadel, et kehtestati piirangud ja on hirm. Ei, ma arvan, et see hirm on see, et tegelikult ka haigestumine kasvas ja see paneb vaktsineerima. Me nägime seda ka tegelikult ju kevadel, kui oli huvi vaktsineerimise vastu ja kui haigestumine langes, siis tegelikult ka huvi vaktsineerimise vastu langes. Nii et hirm on kindlasti see ka, mis paneb liikuma. Aga ma saan aru, et me peame andma siis õige vastuse, et kas jah või ei. Siis ma tegelikult ütlen jah. Ja mõeldes selle sama tänase olukorra peale, meil ei ole enam aega. Me peame kasutama survemeetodeid. Mulle ka ei meeldi piitsa anda ja ma jätkuvalt jään selle juurde, et ka selline negatiivne surve tekitab veel negatiivset vastupanu, aga ma arvan, et meil ei ole teist teed täna. Aitäh! Tere õhtust, et väga huvitav oli, tõesti väga huvitav oli seda jälgida ja ma infektsioonhaiguste arstina nõustun väga tohtor Marje Oonaga, et kõik see sõltub sellest, mis situatsioonis me oleme, kuidas on see meie epidemioloogiline olukord. Et ma arvan, et me kõik nõustume sellega, et kus me oleksime seda väitlust pidanud siin paar... Viivika, vabandust, ma natuke segan. Tõstke mikrofon ühes poole, siis teid kuuldakse ka. Ja, nüüd on kuulda. Ja. Et kui me oleksime seda väitlust ja seda üritust pidanud paar aastat tagasi, siis ma arvan, et meie vastused oleksid ühtemoodi olnud. Ja kui me oleme siin täna praegu selles situatsioonis, siis meie vastused on teistmoodi. Et selles mõttes on väga keeruline öelda siin seda vastust, et kas nüüd jah või ei.
et paar aastat tagasi oleksin ma kindlalt öelnud, et räägime inimestega nii nagu Karlssoni raamatust, et aruka mõttevahetuse teel saab ikka asju rääkida. Aga praegusel ajal nähes seda, olles selles protsessis sees, siis tundub mulle, et selles kriisis me võiksime kasutada ka lisaks sellele jahile muid meetodeid juurde, et kui nüüd peab valima, siis ma ütlen ei. Eitus. Jah, et ma ikka püüaks veel. Ruth Kalda, teie otsustate, kuidas see laheneb siis. Ja ma tulen nüüd, toon diskussiooni tagasi sellele, et me ei pidanud rääkima ainult COVIDist ja COVIDi vaktsineerimisest, vaid pigem natuke nagu laiemalt. Ja teemaks oli siis, kui lapsevanemad ei vaktsineerima lapsi, et kas nad peaksid siis kaotama oma sotsiaalsed hüved või mitte. Ja tõepoolest see võib laieneda siis ka lõpuks koroonavastasele vaktsineerimisele, kui leitakse, et laste vaktsiin on olemas ja lapsi tuleks vaktsineerida, aga ütleme siis nii, et räägime nendest kalendrivaktsiinidest või riiklikest vaktsineerimistest, mida muideks ma peaks ütlema kommentaariks, et meil juba praegu on see drop-out süsteem, et seda ei pea leiutama, sellepärast, et automaatselt on see, ütleme nii-öelda kõik lapsed ju peaksid saama selle vaktsiini ja sealt saab välja siis, kui lapsevanem keeldub, eks ju, et see ei ole päriselt selline süsteem, mida tuleks veel üles ehitada. Aga ma olen siin on mõlemal poolel väga häid argumente ja eks ta siis ongi nii, et ei ole must ja valge, vaid põesti need haljud varjundid siin ja nõus sellega, et kuna meil täna pole nagu sellist katastroofilist situatsiooni laste vaktsineerimise hõlmatuses, kus meil oleksid hõlmatused langenud nii allapoole, et meil oleksid massilised leetripuhangud, kuigi meil on haigestumisi, et meil oleksid need nakkushaigused kõik tagasi, eks ju, aga ma olen nõus, et kui see situatsioon tekib, näiteks nagu on olnud ikkagi massilisi selliseid haigestumisi ju ka Itaalias ja Tšehhis ja Tšehhi on isegi ju nii-öelda Euroopa kohtusse on saanud võidu selle üle, et võib kohustuslikuks teha lapse vaktsineerimist, eks ju, sellepärast, et see riivab küll mõnes mõttes selliseid nagu inimese sellist puutumatust, aga teiseks on riigil kohustus oma rahva tervise eest ja see proportsionaalse, kui sa selle proportsionaalse meetme leiad sinna, eks ju, et mida sa nii-öelda, kui sa teed survestad mingi proportsionaalse meetmega, siis see võib töötada, eks ju, või et seda lubatakse teha. Ütleks, et paljud riigid on tegelikult selle kohustuslikuks teinud või survestanud mingite sotsiaalsete meetmetega, et kui Itaalias ja Prantsusmaal ja ka USAs on, eks ju, tegelikult langenud vaktsineerimise näitajad, siis nad on ju piiranguid kehtestanud väga suuri surveid, no näiteks, et kooli ei lubata ja seal on ka teisi selliseid sotsiaalseid meetmeid, ja nad on saavutanud tegelikult hõlmatuse tõusu uuesti tagasi. Et see töötab, tahan ma öelda. Ehk et see oleks üks meede, eks ju, mida me saaksime kasutada, kui meil tekib nagu kriitiline situatsioon või ka seesama, et nakkushaigused tulevad tagasi meile. Aga hetkel, kui me räägime laste vaktsineerimisest, siis ma olen nõus, et praegu just mõeldes nende laste vaktsineerimistele pigem ei. Ma arvan, et me oleme jõudnud konsensusele. Kuivõrd see konsensuseks saab nimetada, ehk siis Eitus on võitnud selle vaktsineerimisväitluse meil siin. Et tegelikult tahaksid küsida, et kas teie arvate, et üldse nii-öelda see opt-out süsteem siis siiamaani on laste vaktsineerimise puhul üldse töötanud? Et siin oli üks tore artikkel, kus valimiks oli meil 1557 lapsevanemat. Ja siis küsiti täpselt nende laste vaktsineerimise kohta, ehk siis need, kui laps on sündinud, need esimesed vaktsiinid, ja nendest nii-öelda kahtlejaid oli 11,9% ja mittevaktsineerijaid siis 15,8%. Ja sellest võib arvata, et tegelikult neid radikaalseid on siis ainult umbes 4% juures. Et kas te arvate, et see nii-öelda opt-out süsteem on siis siiamaani piisavalt efektiivne olnud või mis te pakuksite paremaks alternatiiviks?
Võib-olla ma natukene kommenteeriksin seda, et meil Eestis tõesti ongi ju see süsteem, et lapsed käivad perearstide juures tervisekontrollis ja selline mõõtmine, kaalumine, tervise osas nõustamine, see käib meil regulaarselt oma kindla süsteemi järgi ja sellesama süsteemi sees on ka vaktsineerimine, mida siis lapsevanem saab oma lapsele võimaldada sellesama visiidi ajal. Selleks ei ole vaja kusagile eraldi tulla ja me oleme spetsiifiliselt tegelikult seda Eestis ka uurinud nii kvantitatiivselt kui ka kvalitatiivselt, et vaktsineerimise takistuseks ei ole see, et vaktsineerima tulemine oleks ebamugav või lapsevanem ei saaks oma lapsega tuldud vaktsineerima, sest see on niivõrd hästi meil tegelikult süsteemi juba praegu sisse integreeritud. Aga ma ütleksin küll seda, et neid, kes keelduvad vaktsineerimisest, see ei ole tingimata see, et nad oleksid nagu rängad vaktsineerimisvastased. Neid on erinevate uuringute järgi ja jällegi ma ütlen, et uuringud on tegelikult tehtud enne COVID-19 pandeemia aega, praegu ei ole kellelgi olnud aega neid asju ka maailmas uurida. Selliseid vaktsineerimisest, ütleme, keelduvaid, iga hinna eest keelduvaid lapsevanemaid on olnud kusagil 2% ja sellisel juhul see vaktsineerimisvastasus tegelikult on ka nende identiteedi osa ühel või teisel põhjusel ja oma identiteedist nad ei loobuks. Aga ülejäänute hulgas ma ütlen, on neid, kes võib-olla kõhklevad ja kardavad seda vaktsiini ja ausalt öeldes tegelikult on ka neid, kelle jaoks on mugavam oma last või iseennast mitte vaktsineerida, sest see on ka olnud väga mugav. Sa ei pea nagu mitte midagi tegema, laps ei pea saama süsti, COVID-19 kontekstis sa ei pea kusagile minema, jällegi sa ei pea saama seda süsti ja vot sellised nügimismeetmed tegelikult sellistel juhtudel töötavad hästi. Ütlesite, et need 11%, kes on lihtsalt siis kahtlejad, et siin on võib-olla siis natukene nii-öelda perearstide tegemata töö, et oleks võinud neid rohkem siis nii-öelda suunata vaktsineerima. Kui me nüüd vaatame Eestis, missugune on vaktsineerimishõlmatuse protsent, ma kõigepealt ütleks seda, et ma olen perearst, peremeditsiini kaasprofessor ja me oleme ka vaadanud seda, missugune on tegelikult meil vaktsineerimishõlmatus. See tegelikult on ju meil üle 90% kogu aeg olnud ja ka need, kes võib-olla esimesel eluaastal ennast ei vaktsineeri, võib-olla natukene hiljem seda ka teevad, aga ega perearsti ja pereõe jutt seda nii-öelda seda, kuidas ma ütlen, kõhklejat väga kiiresti ümber ei veena, see võtab aega ja ausalt öeldes ega seda niisugust mugavuskeeldujat ka tingimata ei pane ju keelduma, nii et ma usun küll, et ma küll praegu väga ikkagi tunnustaks meie tervishoiutöötajaid. Ma korra kommenteerin ka, ma ka perearst ju. Et Marjaga täiesti nõus, et see töö ikkagi, see ilmselt võtab meil päris palju aega, see vaktsineerimise nõustamine järjest enam, aga see, et me oleme saavutanud üle 90 päris hea tulemus. Küll ma olen nõus sellega, et ilmselt selge, et riigipoolsed sõnumid oleks toetuseks vaja selle kohta, et tegelikult on ka lapsevanemal teatud kohustused oma laste eest, ehk et lapse tervise säilitamine ja lapse tervise kaitse on lapsevanema kohustus ja selle sõnumi edasiandmine, et vaktsineerimine on üks osa lapse tervise kaitsest ja see on lapsevanema kohustus, et seda peaks väga selgelt kommunikeerima alati, ma arvan, et see peaks kaasas käima, siis on arstidel palju lihtsam tööd teha. Küsimuse juurde, et kas teie arvate, et on õige nii-öelda vanemalt võtta ära siis vanemlik autonoomia, ehk kas riigil on siis nii-öelda suurem sõna sekka öelda, kui riik arvab, et vanem ei käitu siis nii-öelda lapse huvide eest? Et siit käis väitluses ka see läbi, et öeldi, et riik peaks siis põhimõtteliselt ütlema lapsevanemale, et nende teha ei ole see otsus. Ma arvan, et lapsevanemal see autonoomia tegelikult meil siin demokraatlikes ja ühiskondades on kindlasti olemas, aga neid nügimismeetodeid on ka väga palju erinevaid. On selliseid, kus lapsevanem siis tõesti, kui ta keeldub, ta peab seda tegema aktiivselt, ehk et see keeldumine ei ole talle juba nii väga mugav. Ja juba see paneb tegelikult lapsevanemaid otsustama oma lapse vaktsineerimise kasuks. Ja kui nüüd vaadata erinevaid riike, siis kus neid meetmeid on ka nagu rakendatud, siis seal tõesti on näiteks lapsetoetuste vähendamine, aga on ka tõesti seda, et su last ei võetagi lasteaeda
sellisesse lasteaeda, kus siis maksumaksja nagu panustab ja samuti haridusasutusse, kui see laps ei ole vaktsineeritud. Ja sealt edasi järgmine samm on see, et sind hakatakse trahvima ja tegelikult ma olen leidnud ühe sellise riigi, ühe sellise olukorra, kus lapsevanem pandi ka vangi, kui laps jäi vaktsineerimata, see oli siis Pakistanis poliomeliidi vastase vaktsineerimise korral, kui lapsevanem keeldus sellest. Nii et see on jällegi nii, et see ei ole nagu must ja valge, et siin on just nimelt nagu neid lahendusi võimalik ka erinevaid leida vastavalt vajadust. Aga see ei ole selline, et sa võtad ära selle autonoomia või õiguse selles mõttes, et tegelikult see on ikkagi nügimine küll jõulisemate võtetega. Ehk et mina kujutasingi ette, et mis asi on see siis päris nagu selle autonoomia äravõtmine, tähendab seda, et me võtame kinni ja süstime ära. Et võtame kinni ja süstime ära, et seda niikuinii ei tee riik, eks ju, või kui arstid ei tee ka. Selline asi, et tuli ka väitlusest välja, et üks pool väitis, et inimesed ei ole piisavalt informeeritud, et kui praeguseks nad nii-öelda ei mõista seda, siis nad ei hakka mõistma ka, nii-öelda miks on vaktsiinid olulised, aga teine pool tõi siis välja seda, et tegelikult nemad arvavadki, või iga inimene arvab, et see tõde, mida tema peab tõeks, on ikkagi tõde. Nii et mis te arvate, et kas teie üldse nõustuksite praeguselt selle faktiga, et kui praeguse teavitustööga ei ole saavutatud siis riigi eesmärke või siis arstide, meditsiinitöötajate, sotsiaalametite eesmärki, et siis seda ei ole võimalik nii-öelda teavituse eesmärgil ka saavutada? Ma vist ikkagi olen jälle, räägime siin nügimisest. Ja, et me räägime siin nügimisest, aga ma ikkagi räägiks ka sellist ikkagi sanktsioonide rakendamisest ka, ükskõik kas me räägime siis laste vaktsineerimisest või COVID vaktsineerimisest. Ja just ikkagi nende haiguste puhul, kus me ei lähe maandama seda ühe isiku individuaalset haigusriski, vaid me räägime ikkagi populatsiooni haigestumisest. Ja just see, et tegelikult inimene kuulab arsti, et vabandust, Marje, sa ütled, et võib-olla ei ole väga kasu, kui arst räägib ja õde räägib, aga tegelikult inimene kuulab arsti. Ja seda me näeme ka täna, kus me tegelikult see COVID vaktsineerimise nõustamisel kasutame ju läbihelistamist läbi sellise välispartneri. Ja saame mingi väikse osa inimesi saame otse vaktsineerima, aga selline arvestatav osa on see, kus inimene nagu päris siiralt ütleb, et ta tahab veel arstiga nõu pidada. Me näeme ka, et on suurenenud inimeste helistamised perearsti nõuandetelefonile 1220, mida me oleme reklaaminud välja, et ka COVID vaktsineerimise osas ta saab nii-öelda meditsiinilistes küsimustes sinna pöörduda. Nii et ma ikkagi arvan, et arsti õe nõustamine ja just see küsimused, teavitamine, me ei ole sellest täna läbi kukkunud. Me oleme seda veel vähe teinud ja me peamegi sellega jätkama ja ka siin avaldades inimesele survet, mis iganes moel, ta ei saa enam jõusaali, kuna tal ei ole vaktsineerimispassi ja ta hakkabki mõtlema oma peas, et ma pean vaktsineerima, ta hakkab endale neid küsimusi esitama ja kindlasti, ega ongi ju nii, inimene kuuleb seda, mida ta tahab kuulda, mida ta peab kuulma ja ma arvan, et siin on veel jupp maad minna meil ei ole see töö veel täna tehtud. Jah, mina ka arvan, et me peame minema siin nagu järjest nagu inimesele lähemale ja iga inimesega tema küsimustest ja tema muredest rääkima, et omas majas ka ma näen, et inimesed tahavad rääkida ikkagi nagu ühekaupa ja et seda teavitust veel, et me siin on veel ruumi, kuhu, et seda rahulikuks anda neid allikaid, et meil on ju olemas riigis lehekülg suunata lugema ka vaktsineeri.ee, et inimesed saaksid nagu ka ise seda infot ja kui nad on seda lugenud ja neil tekivad küsimused, et nad saaksid tulla ja kellegagi seda arutada. Et ma arvan, et meil on ruumi veel siin selliseks heaks kommunikatsiooniks ka. Ma ei tea, kas läheb väga pikaks, kui ma lihtsalt Laske aga käia. Ja tuli üks mõte, mida ma olen mõelnud juba pikemat aega. Ehk et üks asi on jah see individuaalne nõustamine, et justkui rätsepatöö, eks iga inimese
nagu nii-öelda vajadustele vastavalt, et see on muidugi aeganõudev ja keerukas ja nii edasi, aga mul on tunne, et ka need ressursid siiski ei ole päris ära kasutatud kõik. Siin peab mõtlema täiesti, noh, et see on see, et pakkuge välja, siin käis ka diskussioonist läbi või sellest väitlusest, pakkuge välja siis selline teistsugune täiesti strateegia. Aga ma tahan, mis on minul nagu peas on kogu aeg, et minu meelest lähevad väga paljud nagu kaasa ühe asjaga ja takerduvad selle taha, aga see müüt on lastud käima, et need, kes ei vaktsineeri, et need on põhiliselt need, kes ei usalda riiki ja ma arvan, et see on samasugune müüt ja see on samasugune nagu selline vastupropaganda või selline propaganda, et õõnestada veel riiki, nii et samavõrra peaks kuidagimoodi ka sellele vastu töötama. Ma ei ole kindlalt veendunud selles, et see kontingent, kes ei vaktsineeri ennast, et seal võib olla neid, kes ei usalda riiki, aga seal on väga suur osa, kes seda üldse mitte niimoodi ei mõtle, eks ju, nii et ma arvan, et sellele peab jõuliselt kuidagi vastu astuma ja siin need ressursid on veel kasutamata, ma arvan, et kuidas seda teha, et seda riigi vastu, noh, et näidata, et see pole see. Aga hakkab muidu lumepall veel. Siin on nüüd, käisime läbi ka sellest väitlusest, nii-öelda halliala, siis sundmeetod ja siis mitte sundmeetod. Ühesõnaga, et kas te arvate, et see sundmeetod tekitaks rohkem juurde neid radikaalseid inimesi, kui muudaks seda halli ala vaktsineerima, kui see, et olla nii-öelda hästi vabameelne, pakkuda vaktsineerimist, mitte kunagi sundida, et kas siis oleks nii-öelda rohkem inimesi, kes läheks vaktsineerima, et kumb oleks efektiivsem ühesõnaga? Ma arvan, et sõltub palju meil on aega. Kui me oleksime täna suve alguses ja tänaste vaktsineerimisprotsentide juures, mis tegelikult täna täiskasvanu esimese doosi hõlmatus on ikka meil veel alla 70%, siis jah, ma pooldaksin ka seda. Nõustame, räägime, anname aega, mida kaalutlevamalt inimene selle otsuse teeb, kindlasti on see parem. Aga sund siis, kui läheb kiireks ja praegu on juba aeg läbi selles osas. Ja ma ei taha praegu rääkida üldse COVIDist, vaid minna ikka sinna laste vaktsineerimise juurde tagasi. Ja tahaksin öelda seda, et tegelikult hästi läbimõeldud ka sellised natukene sellised sotsiaalse nügimise meetodid pigem ei suurenda radikaliseerumist. Et seda oli päris hästi näha näiteks Itaalias, kus nad said vaktsineerimise kõrgemaks. Näha on Prantsusmaal, kus tegelikult üldine usaldus laste vaktsineerimise suhtes tõusis ja kui me vaatame praegu seda, missugune olukord on Prantsusmaal COVID vaktsineerimisega, siis see ei ole ka üldse halb. Aga seda kõike tuleb teha nagu nutikalt ja arvesse võttes seda, et tegelikult inimesed ei ole rumalad ja neile tuleb neid asju ka nagu ära põhjendada ja lahti selgitada, sest laste vaktsineerimise puhul me oleme sellist radikaliseerumist näinud küll ja mingis mõttes selle COVIDi puhul on ka, ma arvan, et maailm ongi nagu vikerkaare värviline ja kui tuleb võtta seisukoht, siis tegelikult inimeste hulgas on ka neid inimesi, kes võtavadki radikaalse seisukoha, aga see ei tähenda tingimata, et selline mõistlik nügimine nagu massiivselt inimesi radikaliseeriks. Et me ei saa seda garanteerida, et mitte keegi ei radikaliseeruks, aga ma arvan, et antud olukorras COVID-19 puhul me tõesti oleme praegu tulekahjus ja me peame seda kustutama. Tulekahju on tõesti vahekommentaarina. Täna toimus meil kontrolltöö veebiteel, sest et eile ütles meie õppejõud, et tema ei saa tulla meile kontrolltööd läbi viima ja tundi andma, sest et tema peab olema haiglas. Suhteliselt nukker. Vot, aga nii, mul oli küsimus, aga see läks meelest. Juhtub, inimlik viga. Aga selle juurde, et tegelikult kui te rääkisite siin sellest nõustamisest, siis ma ei tea, kuivõrd te olete kuulnud sellisest projektist, mis on siis nagu sügise plaan. Jah, väga hästi, väga hästi. Need kuulajad, kes ei ole sellest varem siis kuulnud, siis üks arstiteaduse tudeng, Andreas Tulver, nii-öelda juhib siis sellist projekti, mis on põhimõtteliselt abiks kõikidele perearstidele ja üldse inimestele, kes tegelikult peaksid nõustama nii-öelda vaktsineerimist. Põhimõtteliselt nad võtavad
nimistut inimestest, kes ei ole veel vaktsineerinud ja siis neile privaatselt helistada ja reaalselt nõustada neid, et mitte sundida, vaid nõustada ja vastata kõikidele küsimustele, ehk nad saaksid siis nii-öelda iseseisvalt, kaalutletult langetada selle otsuse, kas nad soovivad mitte ennast vaktsineerida või vaktsineerida. Et kas te arvate, et see on midagi, mida me peaksime laiendama siis nii-öelda ka laste vaktsineerimise puhul vanematele, kes ei ole lasknud enda lapsi vaktsineerida või kas see võiks olla üldse suurema mastaabiga kui lihtsalt koroona vaktsineerimise nõustamine? Korra alustan, kuna ma ütlesin, ma tean sellest projektist kenasti, seetõttu, et ma korjasin selle üles, kui Andres ja tema siis kaasüliõpilased rääkisid sellest ja et nad pakuvad või hakkavad nagu seda planeerima ja aineabiks koos, et siis ma pakkusin kohe välja, et me võime ju aidata natuke nagu nii-öelda neid kaasa sellele, et kuidas siis nõustada, eks ju, nii et me käivitasime ka ju endal selle motiveeriva intervjueerimise nõustamise kiired koolitused selleks, et nad saaksid minna perearstikeskustesse. Aga mis ma mõtlen seda, et see on väga suur tänuväärt abi praegu selles situatsioonis, kus meil on vaja kiiresti seda hõlmatust tõsta ja kus tõepoolest kus perearstikeskustel ei ole aega, ei ole võimalust, sest et teisi töid tuleb ka teha, sest et haigeid on ka, eks ju, päris palju, et võtta kätte ja helistada ja nõustada kõiki neid, kes praegu on vaktsineerimata, et see on väga tänuväärt töö, kui abijõudu tuleb. Küll, aga ma tulen tagasi laste vaktsineerimise juurde praegusel hetkel, kus meil ei ole paha seis ja kus nagu selline individuaalne pikaajaline suhe pereõe ja perearstiga kindlasti töötab. Ja seal võib-olla ei oleks hetkel mõistlik, eks ju seda, nagu sealt väljaspoolt sisse tulla, et seal toimib see pikaaegne usalduslik suhe. Kommentaarid siis sellel teemal ja siis liigume edasi küsimuste juurde. Ja ma võib-olla ka sellest projektist, et ma arvan, et see on muidugi mega hea algatus ja hetkel just ka selle koroona vaktsineerimise abiks, aga ma arvan, et sellel projektil on oluliselt suurem mõju kui ainult nüüd siin koroona vaktsineerimise sekkumisel ja siit ma prognoosin, et saame sellise toimiva mudeli, mida edaspidi siis ka selliste edasiste nõustamiste osas täiesti rakendada ja see võib olla ühtepidi siis sellise vabatahtliku printsiibil, aga miks mitte ka täiesti selline ravikindlustus rahast ja haigekassa hinnakirjas olev teenus, mis on abiks teenusosutajatele. Täna näitab ka, et meil on ka tõesti see 60+ inimeste vaktsineerimise saamiseks 2 sellist paralleelprojekti, et üks on see kontaktikeskus, kes aitab läbi helistada. Alustasime sealt Ida-Virumaalt, teine on siis tõesti see arstitudengite projekt ja tegelikult perearstide huvi on täna kaldu pigem arstitudengite projekti osas, mis näitab nagu sellist usku pigem siis sellisesse veenmisse ja mitte sundimisse, et rohkem siis selgitada ja mõjutada seeläbi. See on võttasid sellel teemal või liigume edasi küsimuste juurde? Jah, liigume edasi küsimuste juurde. Need on siis varem esitatud küsimused. Siin on selline küsimus. Kardan teha vaktsiini, kuna ei ole teada selle pikaajalisi mõjusid tervisele. Samas kannatab vaimne tervis, kuna ei saa väljas käia. Mida soovitaksite teha? Mina soovitaksin vaktsineerida. Eriti veel, kui inimene tunneb, et lisaks võimalusel, et ta võib jääda COVID-19-sse, kui ta on vaktsineerimata. See praegune olukord mõjutab ka tema vaimset tervist, aga nüüd omaette küsimus on see, et tõesti paljud inimesed justkui nagu kardavad vaktsiinide pikaajalisi mõjusid ja see on justkui jäänud nagu kõlama, aga vaktsiinid on ju immunoloogilised ravimid ja vaktsiini manustatakse kas üks kord või mõned loetud korrad, on nii. Me ei manusta seda ju mitte igapäevaselt, see ei ole mitte mingisugune selline aastatepikkune ravikuur, kus võibki tekkida siis see kõrvalmõju pärast seda, kui ma olen 3 aastat seda ravimit kasutanud. Vaktsiinid on ju teistmoodi. Ja nüüd, kui me vaktsiini manustame, siis tõepoolest need kõrvalmõjud võivad tekkida, sest
noh, immuunsüsteem saab ju aru, et midagi võõrast on temasse sattunud, ta veel päris täpselt ei tea, mis see on, ta käivitab natiivset immuunvastust ja me teame, et COVID-vaktsiinid võivad olla ka suhteliselt reaktogeensed, võib tõusta palavik, võib olla selline kehva enesetunne. See ei ole COVID-19 läbipõdemine, see on nii-öelda selle immuunsüsteemi käima lükkumise märk. Ja nüüd selle immuunvastuse käigus ja kogu selle protsessi käigus tegelikult ju see antigeen või see vaktsiin viiakse organismist välja. Ja see toimub tegelikult suhteliselt ruttu ja immuunvastuse nii-öelda küpsemine võtab veel aega mõned kuud ja on teada mõningad haruldased kõrvalmõjud, mis võivad avalduda, ütleme, 2-3 kuu möödudes pärast vaktsineerimist. Näiteks, ütleme, punetiste vaktsiini puhul me teame, et on teatud inimesed, kellel see immuunvastus võib rünnata lühiajaliselt ka nende enda trombotsüüte. See on selline mööduv immuuntrombotsütopeenia, mis võib tekkida ühel juhul 3000-st, ühel juhul 30 kuni 60 000-st. Põdemise järel on see 10 korda sagedasem ehk üks juht 3000-st, aga see tekib kuskil maksimaalselt mõne kuu jooksul. Ja nii-öelda mitteelusate vaktsiinide puhul tegelikult ei ole olemas selliseid pikaajalisi kõrvaltoimeid, mis saaksid tekkida, ütleme, aasta, 2 aastat, 5 aastat pärast vaktsineerimist. Ja COVID-vaktsiine on praegu maailmas manustatud juba 7 miljardit doosi. Ja? Nii et tegelikult andmestik selle kohta, missugused on COVID-vaktsiinide kõrvaltoimed, on tegelikult palju suurem, kui meil praktiliselt kõikide muude või väga paljude maailmas kasutusel olevate ravimite puhul on. Ja see kogemus on meil tegelikult ju selline, et neid vaktsiine on hakatud manustama juba aastal 2020 juulikuust peale, nii et tegelikult teadmised on meil küll sellised olemas, et mina julgen küll praegu väga kindlalt öelda, et see inimene peaks minema vaktsineerima. Muidugi see, et enamasti öeldakse vastu kohe, aga ta ju ei kaitse meid haiguse eest. Aga siin ma tooksin ise tegelikult välja selle Starkopi artikli, mis ta kirjutas mõni päev tagasi, kus ta tõigi välja tegelikult need, kes haiglasse satuvad, on enamasti vaktsineerimata, vabandust. Ja need üksikud, kes vaktsineeritud on, enamasti on immuunpuudulikkusega või no keskeltläbi, kes täna haigestub, siis 2/3 on vaktsineerimata. Kes täna haiglasse satub, siis 2/3 on vaktsineerimata ja sellised tõsisemad haigusjuhud, kes on siis juba juhitaval hingamisel intensiivis, on ikkagi ka vanuses 65+, 70+ ja kaasuvate haigustega, nii et see on täna see statistika. Aga korraks veel ka kõrvaltoimetest, et tõesti ka meil Eestis on ju 1,4 miljonit vaktsiinidoosi ja rohkem tehtud. Kõrvaltoimeid on registreeritud mingi üle 5000 ja need protsendid on siis mingi 0,01% on nii Pfizer kui Moderna ja Jansseni vaktsiini puhul siis manustatud doosidest meil on siis 0,02%, nii et täna need registreeritud kõrvaltoimed, mis pooleks on siis arstide poolt, teine pool on inimeste endi poolt, need numbrid on tegelikult imeväiksed, nii et jälle me räägime sellest, et see kasu-kahju suhe ja ütlen ka, et minge vaktsineerima. Ilmselt me kordame seda kõik refräänina, et minge vaktsineerima, et täpselt samuti. Jah, et ilmselt me kordame refräänina, et minge vaktsineerima, et ka tõesti, et kui meil oleksid haiglas tänasel päeval ainult vaktsineeritud, siis me oleksime üsna tavapärases tööolukorras praegu, aga me ei ole praegu tavapärases tööolukorras haiglas. Ja nende huvi nende kõrvaltoimete vastu jällegi, et kasutage adekvaatseid allikaid, et Ravimiameti koduleheküljel on kõik Eestis, et see on avalik info, kõik on kättesaadav, kõik on kenasti kirja pandud sinna, et sellele on juurdepääs kõigil, et sealt saab vaadata, et millised on need peamised kõrvaltoimed olnud, mis on enamasti lokaalsed ja lühiajalised ja mööduvad kiiresti,
et kõikidel on see juurdepääs selle olemas ja kõik saavad sealt ka ise neid täpselt vaadata. Super. Siin on tegelikult selline küsimus ka, et tegelikult nii-öelda inimesed, kes ei ole meditsiiniga seotud, võib-olla ei ole haiglasse sattunud nii-öelda personali vaatepunktist näinud seda, siis tekkis küsimus ühel kuulajal, et kui palju üldse kulub ühe COVID-haige nii-öelda elus hoidmiseks, mitte ainult elus hoidmiseks ka, vaid ravimiseks, kui palju on seda personali, kui palju on seda materiaalselt, kui palju tegelikult see üldse hävitab nii-öelda keskkonda. Sest et ma mäletan, et kui mina läksin hooldajaks appi, siis see plastiku hulk, mida visatakse ühe haige peale ära, oli täiesti uskumatu. Et kas te oskate öelda mingeid numbreid või siis rääkida lähemalt? Jah, et see sõltub, kui haige see patsient on, kas meil on patsient tavaosakonnas või meil on intensiivravi osakonnas, aga personali hulk, ütleme, et laiast laastus võime öelda, et on kahekordne see, mis meil on tavasituatsioonis, siis COVID osakonnas on meil personali sellest enam. Aga mis on tavasituatsioon? Oleneb, me mõtleme, millisest osakonnast me sealt räägime siis, et aga kui meil on sellised haiged, kes vajavad oma hingamistoetust ja kes vajavad väga sagedast tähelepanu, siis see personali hulk on tõesti see numbri ma jään teile nüüd võlgu, et mis see tavaosakonnas nüüd, et mitme haige peale te küsiksite seda siis, et jah, selle ma jään praegu teile võlgu. Aga kui me räägime isikukaitsevahenditest, siis isikukaitsevahendite hulk on küll selline, et need tõesti, kui te loodusele mõtlete, siis need prügimäed aina kasvavad, sest me kasutame ühekordseid kaitsekitlid, ühekordsed kaitsepõlled, kätised, respiraatorid, visiirid, kindad, et see kõik on ühekordne, see on selle patsiendi juures käimiseks. Me vahetame siis jälle need kindad, kaitsekitlid ja kilepõlled ja see sellise ühekordsete tarvikute hulk on ja aga ma täitsa reaalseid kulunumbreid võin siin natukene kommenteerida, et rääkides siis haigla arstiabist, eriarstiabi ja konkreetselt siis aasta algusest jaanuar kuni juuli lõpuni raviarvete põhjal haigla ravi läks maksma COVID-diagnoosi patsiendi puhul 33 miljonit. Ja teine number ka, sellest 32 miljonit olid vaktsineerimata patsiendid, kes olid haiglaravil. Ja sellele siis tõesti lisandub tegelikult veel ju perearstitöö, siis tegelikult see järelravi, taastusravi, mida patsiendid vajavad ja kindlasti ka nii-öelda need psühholoogilised kulud, mida täna siis tegelikult riiklik ravikindlustussüsteem läbi hinnakirja ju otseselt ei kata. Aga mis on siis kindlasti mõlemapoolne, nii neile, kes on haiged olnud, kui ka siis haigete ravijatele ja meditsiinipersonali kahjustavad. Liigume edasi. Selline küsimus esitati, et mida arvate, et põhimõtteliselt puudub meditsiiniline põhjus mitte vaktsineerida, et kas need vaktsiinivastased võiksid maksta enda COVID-19 vaktsiinid ise või ravikulud ise, mitte vaktsiinid. Ehk need, kes on haigestunud ja ei ole ennast vaktsineerinud, et kas nemad peaksid ise maksma enda ravikulud? Ja mida te arvate? No minu 20-aastane noormees arvas, et see oleks hea meede Eesti riigis saada inimesed vaktsineerima ja taastada lõpuks õiglus. Ta tuli selle plaaniga ja arvas, et ta on midagi uut leiutanud. Ma tegelikult olen seda meelt, et see jah, mida enam edasi, et täna just need samad ravikulud, mida ma kommenteerisin, see 33 miljonit, et see oli see aeg, kus tegelikult kevadel meil vaktsiini nappis ja inimesed jäidki haigeks, kuna vaktsiin ei jõudnud nendeni, kuna vaktsiini tuli meile ju vähe riiki. Täna on vaktsiin kättesaadav ja üha enam, kui inimene valib mitte vaktsineerimise ja ta haigestub ja ta kurnab ja koormab meie ravikindlustussüsteemi juba seeläbi, et täna tõesti on ju peatatud plaaniline ravi, siis jah, üha ebaõiglasem see on. Aga paraku ma pean ütlema, et meil on ikkagi solidaarne ravikindlustussüsteem, võrdne ühetaoline kohtlemine täna veel on.
Aga miks üldse antakse läbi põdenud siis Covid pass ainult pooleks aastaks? See küll ei tundu õiglane, kui tegelikult see kaitse ja efektiivsus nii-öelda järgmise põdemise vastu on palju suurem kui vaktsiinist tulenev. Me ei saa öelda, et kaitse läbipõdemise tagajärjel on palju suurem kui vaktsineerimise lõpetanud inimestel, et seda kindlasti ei saa, et seda ei näita ka ükski uuring, eks ju, et see nii täpselt on. Ja peale selle, need on välja nopitud, aga need on nagu, aga tegelikult me ei saa päris kindlad olla, eks ju, et kui pikalt, eks ju, üleüldse. Ja kui vaatame pange enda mikrofon sisse, muidu veebi vahendusel meid ei kuulda. Aga ei, neid uuringuid on erinevaid, aga ma tahaks öelda, et see ei ole veenvad. Et pigem tegelikult ma olen nõus sellega, et see 6 kuud on kehtestatud esialgsete uuringu tulemuste põhjal, mis oli teada, et vähemasti 6 kuud, eks ju, kaitseb ja see on jäänud sinna. Praegu on näidanud uuringud seda, et seda võiks täiesti võrdsustada vaktsineerimistega ja ma arvan, et see otsus ka tehakse, aga seda, et nüüd läbipõdemine annab palju parema kaitse, et selles osas ma arvan, et me ei saa nii kindlad olla, et peale selle me ka ei saa öelda, et kui pikalt siis ikkagi läbipõdemine annab. Näiteks meie enda selles, ma ütleks, et me teeme ka seda seireuuringut, et seal me näeme siiski ka seda, et hakkab kaduma ikkagi ära juba nendel, kes kunagi on aasta aega tagasi põdenud, et me vaatame antikehasid, et täitsa tuleb juba juurde neid, kellel ei ole kellel ei ole, eks ju, antikehad. Ma ei tea küll, me ei uuri neid inimesi nii-öelda longitudinaalselt või et järjest, et ma ei saa öelda, et see on seesama inimene, kellel ära kadus, aga ma näen, et natuke väheneb üldiselt populatsioonis, et sõltub, eks. Et pigem tegelikult võiks olla nii, et meie sõnum on see, mida me näeme kindlasti, et kui oled läbi põdenud ja teed ühe vaktsiinisüsti peale, siis see kaitse on kindlalt kõige tõhusam ja suurem. Tuleb kohe küsimus, et 5 põhjust, miks võiks üldse tõhustusdoosi tegema ja kas peaks? Ehk siis 3. süsti või siis, kui on läbi põdenud, siis 2. süsti. No ütleks niimoodi, et see, mida me praegu nagu teame, on see, et kõige olulisem on, et inimesel oleks tehtud esmane vaktsineerimine. Nii et kui meil oleks, nii nagu on näiteks Taanis või ka teistes riikides, et täiskasvanud inimestest on üle 90% esmaselt vaktsineeritud, siis nemad saavad pidada intellektuaalselt huvitavaid arutelusid, et kellele ja kuna me siis neid tõhustusdoose tegema hakkame. Teisalt, mida me aga tegelikult näeme nagu erinevatest riikidest kogunenud andmete kohaselt on see, et selle esmase vaktsineerimise tõhusus, ükspuha, kas me räägime mRNA vaktsiinist või adenovektorvaktsiinist, tegelikult aja jooksul hakkab nõrgenema just nimelt selles osas, et kas meil kontaktijärgselt tekib ülemiste hingamisteede infektsioon, nii et vaktsiinikaitse ajas väheneb. Vaktsiinikaitse raske haigestumise eest tegelikult praeguste andmete järgi püsib ikkagi jätkuvalt hea, aga hakkab vähenema just nimelt nendes, ütleme, eakate vanemarühmades, kelle haigestumus ka rasketesse haigusvormidesse suureneb. Ja sellepärast meie soovitus on see, et need inimesed, kes on 65 aastat ja vanemad ja kellel on möödas juba pool aastat esmasest vaktsineerimisest, peaksid minema kindlasti tõhustusdoosi saama, et kaitsta ennast haigestumise ja ka potentsiaalselt raske haigestumise eest. Nüüd nooremates earühmades peame ütlema ka seda, et see, mida me võib-olla statistikas ei pea tingimata raskeks haigestumiseks, inimese enda jaoks võib olla ikkagi ebameeldiv. COVID-19 põdeda ka kodus ei ole tingimata lihtne ja me teame ka seda, et COVID põdemise järgselt võib tekkida ka see niinimetatud pikk COVID, mida küll vaktsineeritutel tekib poole vähem, kui nad haigeks jäävad, võrreldes mittevaktsineeritutega, aga see risk on ikkagi olemas. Nii et sellepärast saab olema võimalus ennast tõhustusdoosiga vaktsineerida ka
noorematel inimestel kui 65 aastat vanad, kui neil on siis teatud aeg sellest esmasest vaktsineerimisest möödas. Nii et põhjused on ikka needsamad, mis esmaselt vaktsineerida, et kaitsta ennast, et pidurdada nakkuse edasiliikumist, et hoida elu võimalikult avatuna, piiranguvabana, et kaitsta oma vaimset tervist ja edendada hariduse, kultuuri ja majanduselu meie enda Eestis. Ja mina haiglas töötades siis ütlen, et meil on ju kahetine roll meditsiinitöötajatel, et me kaitseme iseennast ja kaitseme ka oma patsiente, eks ole, ja et meil haiglas meil jätkuks meditsiinitöötajad, meil jätkuks personali, meil ei oleks seda tohutut ülekoormust, me ei peaks tegema tohutuid ületunde, siis selleks on vaja, et meie inimesed jaksaksid ja oleksid ja seetõttu on see tõhustusdoos ka, et nad kindlasti, kui nad on selles keskkonnas ja puutuvad kokku nende haigetega, et nad oleksid ise kaitstud ja et meil jätkuks just see, et meil sellest nappidest oleks neid meditsiinitöötajaid, et see on hästi oluline. Artur on kohe küsinud selle peale, et aga milline oleks haiglate koormus siis, kui kõik riskigrupid oleksid vaktsineeritud? Et kas sellest piisaks, et hoida haiglaravi siis normaalsuse piires? Praegu meil on ju vaktsineerituid on ju haiglas, meil on ju umbes 25–30% on see suurusjärk, et enamik on mitte vaktsineeritud, kui me COVID-haigusest räägime, eks ole, et jah, sellega me tuleks toime. No kindlasti see koormus oleks kordades väiksem, aga võib-olla veel korraks selle tõhustusdoosi osas, et siin on ka hea jagada seda infot, et tõesti täna 65+ ja me ütleme 6 kuud ja alla 65-aastastel on täna seisukoht, et 8 kuud ja peale, aga siin tuleb uut infot ja siin tuleb uusi seisukohti, et siin kindlasti tuleb jälgida seda jooksvat infot ja mis on hästi oluline, millegipärast just viimastel päevadel on läinud sellise müüdina, et justkui minna tõhustusdoosi tegema, sa peaksid tegema antikehade uuringu. Ei pea. Et siin on kindlasti sellest viimasest vaktsineerimisest siis ikkagi see ajaintervall ja pidada nõu arstiga ja otsustada koos ja mitte minna tegema antikehade uuringut ja just veel tasulisena, mida täna millegipärast tehakse. Siit tekib ikkagi see küsimus, mis meil jäi tegelikult väitluses pooleli ka, et väga paljud teada, kuidas oleks siis praegu õigem kommunikeerida vaktsineerimise olulisust, et ilmselgelt on jõumeetrid läbi kukkunud ning inimesed ei näe suurt pilti. No ma ei tea, võib-olla kõige lihtsam on ikkagi see, et kui sa vaktsineerid, siis sa hoolid ja tõesti selle vaktsiini eesmärk ei ole olnud ju mitte kunagi see, et sa 100% saadki kaitse, aga tõendatud on see, et kes on vaktsineeritud, et 3-4 korda on tõenäosus väiksem, et ta haigestub. Kordades väiksem on tõenäosus, et ta kannab seda viirust edasi. Ja kordades on see tõenäosus ka väiksem, et kui ta haigestub, et ta põeb seda raskelt ja sealhulgas, et ta satub ka haiglasse. Nii et see on see, mis peab ja tõesti lisaks siis kõik see, et kui sa lähed seda läbipõdemise teed, siis pigem kuidas sa seda põed ja mis on selle haiguse kõrvalmõjud, et see peaks võib-olla olema nagu võib-olla kõige lihtsam ja arusaadavam, kui mõelda seda kasu ja kahju. Mina tooksin juurde veel ühe dimensiooni tegelikult ja vastupidiselt sellele, millest vaktsineerimise vastased Vabaduse väljakul räägivad justkui sellest, et soovitakse vabadust otsustada ja ollakse nagu mingisuguste piirangute vastu, siis mina ütleks pigem selle ja näiteks ära selle, kuidas vaktsineerimine toob vabaduse. Ehk et tegelikult toob ta vabaduse, piirangute vabaduse meile täiesti sõna otseses mõttes ja me tegelikult tahame olla nii, nagu on Taani näiteks või nagu on ka Rootsi, et piirangute vabad oleme, me ei pea, eks ju, sellepärast, et meil on vaktsineerimise hõlmatus on juba nii kõrge, siis me saame vabalt käia, kus me soovime. Meil ei ole piiranguid ei ühiskondlikes asutustes, ei koolides, ja haiglates ei ole ka haigeid nii palju. Ehk et ma tahaks öelda, et vaktsineerimine annab vabaduse vastupidiselt sellele, mida püütakse nagu selgitada, eks ju. Aga meil ju arstid, teadlased, kursis, kui te vaatate Slidosse ka, sellel on üks küsimus Objektiivi artikli kohta. Panusin panelistidel selle enne läbi ka lugeda, ehk siis pealkirjaks mõju
on oluliselt väiksem algsest lubatust. Seetõttu peame ebaeetiliseks sotsiaalset survet vaktsineerimiseks, tõdevad 103 Eesti meedikut, teadlast ühispöördumises. Mida teie sellest artiklist arvate? Esiteks ei ole minu meelest algusest peale absoluutselt lubatud, et vaktsineerimine täiesti 100% hoiab ära igasuguse nakkuse, vaid algusest peale on lubatud seda, et hoiab ära raske haigestumise, seega see ja haiglasse sattumise, et selles mõttes see võib-olla see väide pole algusest peale juba päris õige, et justkui ta ei ole tõhus ja ei hoia ära, eks ju, ja pole 100% efektiivne, et ei ole igasuguse nakkuse ärahoidmiseks. Teiseks jätkuvalt on näidatud ju seda, et ta ikkagi üle 90% tõenäosusega 95 lähedasega hoiab ära, eks ju, raske haiguse ja surma. Ehk et ta täidab seda eesmärki, mida ta on pidanud täitma ka praegu, ka delta tüve puhul siiski. Ja eriti veel, kui see kolmas vaktsiin nagu juurde teha, kolmas tõhustusdoos, eks ju, nendele, kelle see näidustatud on. Nii et, aga mis puutub seda nende teadlaste või arstide ühispöördumist, või õieti sinna ühispöördumisele alla kirjutanud, sest seal oli palju rohkem neid, kes seda tegid. Et mul on nagu väga kahju iseenesest, et valikuliselt tõendust nagu hindavad. Ehk et see on väga, väga suur nagu selline, kuidagi öelda, kahjutegur, kui arstid ja teadlased hakkavad, eks ju, kasutades nagu oma ekspertsust või öeldes, et nad on teadlased ja arstid, toovad välja argumente, mis on läbisegi pooltõdede ja poolvaledega, eks ju, teatud osa on nagu õiged ja teatud osad valed. Seetõttu, et tavainimesel on väga raske eristada, et kui see on läbisegi ühest küljest ja teiseks, kui seal all on autoriteetsed arstid või teadlased, kes kirjutavad all, et nad on meditsiinidoktorid näiteks. Et seal on väga palju sellist viidatud nendele asjadele, mis ei ole tegelikult tõenduspõhised. Ehk et on ümber kummutatud väited, artiklid, eks ju, ma arvan, Marja oskab seda palju paremini selgitada ka, mis puudutab seal täiesti veel mõningaid väiteid ravimite kohta. Aga võib-olla ütlen veel enda poolt nii palju, et minu meelest ääretult kahetsusväärne lugu, et minnes astudes vastu justkui piirangutele, mida seal üritatakse siis kõigutada, me ei ole ju mingite piiranguteni jõudnudki, meil täna on meetmed, vaatame, mis teistes riikides on siin olnud ja on juba varasemalt olnud, siis siin meil ikkagi üritatakse ju läbi selliste meetmete viirust ohjata ja kutsudes arutelule, et vaatame sellele kõigele otsa ja leiame lahenduse, et no kuulge, miks me seda juba siis varem ei teinud? Meil on olnud varem ka ju see meetmete rakendamine, nii et täna ja praegu selline artikkel, jah, kurb oli seda lugeda. See on nüüd küsimus ka nii-öelda sügise plaani kohta. Et tegelikult, et kuidas üldse siis rääkida nende vaktsineerimisest inimestega, kelle tuttav või laps on väidetavalt minevikus saanud vaktsiinikahjustuse ning on seetõttu muutunud vaktsiinivastaseks. Kui inimene on veendunud selles, et vaktsiinid on väga halvad, siis ma ütlen nõustajatele ka, kes te telefonis seda nõustamistööd teete, et ärge tundke ennast süüdi, kui te ühe nõustamise käigus ei muuda inimese seisukohta. Et seda me teame ju motiveerivast intervjueerimisest ka, et see nõustamise protsess tegelikult selle inimese jaoks ei piirdu selle paari minuti või selle 10 minuti või selle tunni ajaga, mis nõustajaga vestlus toimub, vaid see protsess toimub inimese peas ka edasi, kui ta pannakse nagu mõtlema, et selle lahenduse ja otsuseni
ei pruugi jõuda ühe nõustamise järgselt ja päriselus võib-olla ei jõuta selleni ka mitte 9 nõustamise järgselt, võib-olla 10. nõustamise järgselt jõutakse, nii et siin peab lihtsalt tegema oma parima ja töötama nagu meie enda inimeste heaks, aga mitte arvama ka seda, et mul selle ühe nõustamise käigus õnnestub nagu ümber veenda kõiki. Ma nõustun doktor Marianoga ja no palju peab kuulama tegelikult seda inimest, et mis on tegema mure või hirm või mis seal nagu reaalselt on, et nagu mitte vastanduda, aga just seda kuulata seda, et mis see hirm või mure on ja võib-olla siis hakata sealt kaudu seda teemat arutama, ma arvan, et aga see on tõesti pikk protsess, et selles mõttes, et see ei tule kergesti ja ruttu. Kappame siit edasi. Aga kas Eestis või mujal on tehtud uuringuid, millised tervisekahjustused on tekkinud koroona läbipõdemisel siis versus vaktsineerimisel? Arvan, et see avaks paljude silmad. On siin üks kommentaar meil tulnud. Oskate kommenteerida seda? Ma tean, et me oleme sellist materjali kokku panemas Ravimiameti abil ja ma julgeks seda lubada lähiajal, kus ongi seesama haiguse tüsistus versus vaktsiini kõrvalmõju. Et ma arvan, et seda saab varsti näha ja soovitan üldse siis ka kõike sellist uut infot ja jooksvat infot ja korralduslikku infot jälgida vaktsineeri.ee lehel. Mis läheb ka meie väitlusega kokku, on, et kas vähemalt 16-aastasel lapsel ei võiks olla ise õigus otsustada vaktsiini üle, ehk kas nad peaksid või ei peaks taotlema vanematelt luba, et teha vaktsiini? Selle kohta on tegelikult õiguskantsleri büroo juba mitmeid aastaid tagasi juhtinud tähelepanu selles osas, et on olemas inimestel, kes ei ole küll täisealised, õigus ka langetada oma tervise osas otsuseid. Seda otsustusõigust ei saa nendelt ära võtta, kui nad on kaalutlusvõimelised. See on seadusvastane, see on nende õiguste vastane ja kui 16-aastane inimene on kaalutlusvõimeline, on võimeline aru saama kasudest ja riskidest, on võimeline kaasa mõtlema ja väga paljud 16-aastased seda on, siis tegelikult neil on õigus langetada otsust ka oma vaktsineerimise osas. Siin on küll nagu sellised meie seadusandlusest tulenevad väiksed erisused, et kui vaktsineerimine toimub koolitervishoius, siis seal peab küll alati lapsevanem andma nõusoleku. Aga näiteks perearstikeskuses, kus perearst saab kenasti hinnata selle nooruki kaalutlusvõimet, saab seda ka teha. See on analoogi, eks ju, paljude teiste Absoluutselt. See on nagu kõikide tervisealaste otsuste puhul, et see on täpselt samamoodi, et ka psühhiaatriga nõupidamiseks 16-aastasel inimesel ei pea olema lapsevanema nii-öelda nõusolek. Või kontratseptsiooni kirjutamiseks. Kas peab vett väida, et koroonaviirusest ei saa inimkond lahti ning sellega tuleb lihtsalt õppida elama? Sellepärast, et siin järgmine kommentaar ütleb ka seda, et kui kaua me teeme neid tõhustusdoose, et kui tuleb 3., siis järgneb 4., 5., et kas peabki õppima lihtsalt vaktsineerima ja vaktsineerimisega elama, et see on vaktsiinidest. No kui ma ütleks niimoodi, et see, kui ma pean kord aastas manustama endale gripivaktsiini või tulevikus koroonaviiruse vaktsiini, see tegelikult oleks ju väga hea lahendus minu meelest iseenesest. Ei oleks see ju sõltuvus, aga kuidas täpselt selle COVID-19 vaktsiini tõhustusdoosidega on, seda saab näidata ainult aeg ja päris tegelikkuses me teame ju ka seda, et praktiliselt või väga vähe on selliseid nii nimetatud mitteelusaid vaktsiine, mille puhul piisakski 2 vaktsiinidoosist, et siin on vahest toodud näide,
näidet lastehalvatuse vaktsiiniga, aga lastehalvatuse vaktsiini me tegelikult ju manustame 5 doosi, enne kui tekib nii-öelda see püsikindel immuunsus. Et see võib olla vaktsiinidega erinev. Nüüd inimesed vahest saavad aru ka erinevalt sellest, et me peame õppima selle viirusega koos elama ja minu mõte on küll see või minu lootus on küll see, et me ei pea õppima seda sellisel viisil, et me peame aktsepteerima õppima justkui neid surmajuhtumeid ja tervisekahjustusi, et me ikkagi õpime selle viirusega koos elama nii, et ta ei tee enam meile sellisel viisil kahju. Aga kas hirm vaktsiini pikaajaliste kõrvalmõjude eest on üldse põhjendatud? Ei ole, sellest ma vastasin juba. Ei ole? Ei. No teeme siis nii. Aga veel selline küsimus, et kuidas meelitada kevadel vaktsineerimise tagajärjel surnud noore päästeametniku, abikaasa ja lapsed vaktsineerima? See on tegelikult seesama küsimus, mis tuli enne, et kui laps on, eks ju, saanud väga tugevad kahjustused või siis on surnud näiteks vaktsineerimise mingite tüsistuste tõttu, et see on sama teema. Ja see on seesama asi, et tegelikult mõista. Me saame ju tema tragöödiast aru, et selle pere tragöödiast ju. Et küll see on väga, eks ju, kasuistiline juhtum, aga ta on traagiline niikuinii sellele perele, kes selle üle elas, et see on iga üksik juhtum on, eks ju, traagika sellele lähedastele. Ja seda me saame mõista ja empaatiat pakkuda kõigepealt ja kuulamist. Ja ma arvan, et see, et me kuulame kõigepealt nii, nagu, eks ju, ka ütlesid, et sealt edasi on võib-olla samm ka juba nagu vastastikusele mõistmisele, et aga aega tuleb anda lihtsalt. Teeriga? Ma tegelikult olen väga Rutiga sellega nõus, aga ma lihtsalt tahan öelda ka seda, et sellesama viirusega koos õppimine ei ole tähendanud seda, et me nii-öelda raiume puid ja laseme laastudel lennata, sest tegelikult väga hoolega on jälgitud neid vaktsiinide kõrvalmõjusid ja tõepoolest, kui see haruldane kõrvalmõju selgus, mille sagedus on ju 100 000 kohta, siis tegelikult kohe võeti ju vastu ka soovitused, et vot sellest earühmast me enam seda vaktsiini ei manusta ja praegu me esmasteks vaktsineerimisteks või noh, ka mitte tõhustusdoosideks enam tegelikult ju seda vaktsiini ei kasutagi. Nii et tõepoolest me õpime selle viirusega elama ka sellisel viisil, et me ka vaktsineerimist viime läbi võimalikult ohutult. Ja. See on see teine pool, eks ju, aga ma lihtsalt mõtlen seda, et kuidas selle inimesega nüüd edasi, eks ju, et see on see, et siin on lihtsalt vaja mõistmist ja natuke aega ja ma arvan, et isiklik lugu, et olen 2 korda vaktsineeritud, jäin ikka Covidisse, põen raskemalt kui mu vaktsineerimata lähedased. Vaktsiin jutumärkides kulub maha ja ei toimi. Kuidas kommenteerite? COVID-19 on selles mõttes ka keeruline haigus, et me näeme, et võib mõni 90-aastane inimene põdeda väga kergelt, võib mõni 30-aastane inimene tõesti põdeda väga raskelt, vajada haiglas intensiivravi. Nii et me võime üldistatult öelda, et see inimene, kes on vaktsineeritud, tänu sellele põeb seda haigust ikkagi kergemalt, aga see ei tähenda, et tema kõrval mõned teised inimesed, kes on vaktsineerimata, ei võiks ka kergelt põdeda. Nii see lihtsalt on. Siit ei tule vähemalt välja. Ilmselt siis mitte, ma arvan, et see oleks muidu mainitud. Vot, aga ma küsin veel viimase küsimuse ja seda me aeg on otsa saanud. Ja viimane on, et mida on teisiti teinud riigid, kus vaktsineeritute osakaal on märgatavalt suurem ka ilma sundmeetoditeta? Kas oskate seda kommenteerida? Keeruline küsimus, hakkame kuskilt arutama, et võib-olla on teistel ka veel lisaks juurde mõtteid. Et mina olen nagu ka lugenud ja mõtisklenud selle üle ja mõtlen, et nendes Põhjamaades näiteks, eks ju, kus on kõrged vaktsineerimistega hõlmatused üleüldse kõikide teiste vaktsineerimiste koha pealt ka, et seal on kuidagi nagu see harjumus või selline usaldus, et kui seda soovitatakse ja meedikud soovitavad, tervishoidsüsteem soovitab, riigi poolt on, eks ju, kehtestatud
või öeldud, et tuleb teha, et siis seda usaldatakse, aktsepteeritakse, et see on pikaajaline nagu traditsioon juba vaktsineerida ja gripi vastu vaktsineerida, et meil lihtsalt see harjumus kuidagi nagu puudus. Ja see on nagu see, et ega nad polegi midagi täna teisiti teinud, lihtsalt see vaktsineerimistega hõlmatus on juba enne ka erinevatele vaktsiinidele kõrge olnud. Ja noh, et näiteks see on üks võimalus. jah, täiskasvanute inimeste vaktsineerimine, et meil on siiani teema võib-olla et rohkem, aga täiskasvanud inimesele vaktsineerimise teema, et võib-olla see on ka see, et millega on nagu sellist pikemat ja järjekindlamat tööd tehtud ja võib-olla ka see, kuidas ühiskonnana toimitakse, et me kõik oleme ühe ühiskonna liikmed ja me kõik anname selles ühiskonnas oma panuse. Seda, et ma arvan, et see on võib-olla ma arvan ka, et selline kõrgema vaktsineerimise hõlmatuse võti ongi tõesti see kultuuri küsimus, harjumus ja juba kõikide vaktsiinide osas, et see nõustumine on parem. Ja võib-olla ka korralduse poole pealt, mis meid edaspidi paremini aitaks, on ka see, et tõesti integreerida see vaktsineerimine sellisesse nii-öelda tavateenuseks, et ta ei ole meil enam selline üks osa kriisi juhtimisest. Ka vähem poliitikat tuleb alati siin kasuks. Ja siis ma usun, et me järgmistel kordadel oleme edukamad ja vastuseks küsimusele, et kas see vaktsineerimine jääb, ma arvan, et jääb. Ja jääbki meile järgmisteks aastateks ka ja vähemalt Haigekassa poolt me töötame selles suunas, et ta ongi ühel hetkel meil ravikindlustuspaketi väga selge osa, väga selge korraldusega ja nii on. Ja võib-olla ma tahaksin lisada, et tegelikult meil ei ole ju olnud mingeid suuri sunnimeetmeid, võrreldes kas või nende samade Põhjamaadega. Taanis oli vaktsineerimispass ammu enne seda kasutusel, kui ta meil üldse kasutusele võeti ja see on natukene nagu valikute küsimus. Ja nii palju, kui ma olen jälginud seda, mis on olnud edukates riikides, siis tõesti seal on olnud nagu sellist sotsiaalset kokkulepet ja ei ole seda küsimust ka politiseeritud, nii et see on ka ilmselt nagu oluline tegur siin asja juures. Aga ma loodan, et meil ka ikkagi vaktsineerimine järjest edeneb, me ei ole püssi põõsasse visanud ja töö jätkub. Super, aga suur aitäh teile, kallid panelistid, siia tulemast. Suur aitäh kõigile kuulajatele, kes tulid meid siia saali vaatama.